Jõulud on aeg, mille ootame ja ka teeme kinke ning tihtipeale on just andmisrõõm kõige suurem rõõm. Eestimaalased kogusid vähihaigetele lastele ligi 3000 mänguasja, mis aitavad raskeid raviprotseduure kartvatel lastel hirmust üle saada. Julge poiss või tüdruk saab valida pärast süsta torget vapruse kastist ühe lelu. Meil on külas Eesti Vähihaigete laste vanemate liidu juhatuse liige ja vapruse kastide koordinaator Elina Jürjen. Tere! Tere! Te ise olete muidugi kõige vapram, sest enne intervjuud ma kuulsin, et teil endal on lausa 2 vähihaiget last, nii et teil on 3 last ja 2 last on vähihaiged. Et see, et te veel teete sellist heategevusprojekti, see on väga imetlusväärne. Ma tänan. Ma ise ei pea ennast väga vapraks, ma pigem ütlen, et mul lapsed on vaprad. Kui paljusid perekondi kogu see vähihaigete vanemate liit endas siis hõlmab, et kui paljusid peresid see teema üldse puudutab? No kahjuks liiga palju, et liikmeid meie liidus on üle 100, aga meil on vähihaigete laste vanemaid on kindlasti üle 200, et ma pean ütlema lihtsalt, et liiga palju. Teie liit koondab endas vanemaid ja te seal pakute neile abi, et milline see abi on, mis te jagate seal? Meie esmane eesmärk on garanteerida, et keegi ei jää üksi. Et kõik, kes selle haigusega silmitsi seisavad, et neil oleks see kontakt, see inimene, kes aitab neid sellest kõige esimesest šokist üle, kes aitab neil asju ajada, sest et on nii palju detaile, mida see lapsevanem ei suuda hoomata, sest et kõige esmane on nende jaoks ikkagi laps ja tema tervis ja kogu see ravi, mis seal hakkab pihta ja neid küsimusi tuleb hiljem nagu meeletult palju, et see on nagu kõige esmane ja mis me kindlasti püüame ka lastele toeks olla, et lapsed on ikka lapsed, vaatamata sellele raskele haigusele ja nemad tahavad mängida ja nemad tahavad elust rõõmu tunda, aga kui nad peavad seal haigla seinte vahel olema ja talumagi kõiki neid süste ja tilguti küljes olemisi, siis see on ka üks asi, mida me püüame pakkuda neile seda rõõmu ja vaheldust, et nad saaksid olla rõõmsameelsed, mis aitab ka ravile kaasa. 3. aastat kogute neid mänguasju, et kuidas see siis käib, et vähihaige laps on haiglas ja seal ilmselt on palju protseduure, kus torgatakse neile küll kanüüliga nõel, küll võetakse vereproovi, küll pannakse rohtu, et kuidas see käib siis? No kui laps nüüd haiglasse tuleb ja tõesti on tal vereproov, nõel külge, mis ei ole üldse tore protseduur, siis see on väga stressirikas neile. See algab juba enne tulekut on see väga probleem, nad kardavad, aga see, et nad teavad, et kui see halb asi on möödas, siis nad saavad võtta sellest kastist ühe sihukese pisikese asja. Täpselt selle, mis neile sealt kastist meeldib. Nad saavad ise valida, et see aitab need pisarad kohe automaatselt kuivatada, sest et see mõte läheb kohe selle peale, aga nüüd ma saan sinna kasti juurde minna. Ja tegelikult on ka see, et selle mõju on oluliselt pikem, sest järgmine kord, kui ta tuleb, ta juba teab seda. Tal on juba mõte on juba seal, et ma saan tegelikult mänguasja. Teised asjad on ka, aga ma saan mänguasja. Ja mõju on ka selles, et arstid ja õed ei tundu enam nii hirmsad, sest et nad ju jagavad mänguasju tegelikult. Kas on tulnud ka tagasisidet just arstidelt ja õdedelt selle kohta, et on see kampaania olnud nii-öelda efektiivne? Jaa, ma pean ütlema, et kõik õed ütlevad, et nad ei suudaks ette kujutada enam elu ilma nende kastideta. Et see tõesti algas 2017. Meie ei alustanud seda, selle alustas projekti Psühholoogia 3000 klubi Elukool. Ja nemad tulid sellele vahvale mõttele ja nad alustasid oma kontaktivõrgustikus nende kogumist. Nad on teinud seda 2 aastat täitsa üksi. Nad kogusid eelmine aasta terve aasta jagu meile neid mänguasju ja see aasta lihtsalt me teeme seda koostöös. Kui nüüd keegi vaatab meie intervjuud ja mõtleb, et ma tahaks ka anda ja teha kingitust mõnele lapsele, kes seal süsti kardab, et kas veel saab teha ja kui mitte, mida siis teha saaks?
Kahjuks jah, selleks aastaks me oleme nüüd lõpetamas seda, mul veel mõned mänguasjad on autos, mis me siis viime kogumispunkti, et me jaanuaris sorteerime need kastid ära, et igas kastis oleks kõikidele, nii poistele kui tüdrukutele, erinevatele vanustele seal mänguasju, et me jah, see aasta nüüd rohkem ei kogu. Kui on soov aidata, siis meie Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liidu koduleheküljel on võimalik teha annetus või hakata püsiannetajaks. Aga ma peaks ütlema, et ma arvan, et me järgmine aasta ei tee sellist kogumist, arvestades seda hulka mänguasju, mis me saime. Aga kindlasti tuleb jälle kas ülejärgmine aasta või üle-ülejärgmine aasta uuesti selline kogumine, sest et tõesti me ei suuda enam ette kujutada elu ilma selleta. Millised need annetajad on, et kas need on inimesed, kes on ise puutunud kokku vähihaigusega või on need pigem täiesti kõrvalseisvad inimesed, kes mõtlevad, et oi, mul on nii, läheb südamesse selline valu teiste peredes? Ma pean ütlema, et kindlasti on just selliseid kõrvalseisjaid hästi palju, kui arvestades, et kui palju on neid mänguasju tulnud, kui palju on erinevaid annetusi, et hästi palju tuligi just lasteaedadest, koolidest, lapsevanemad, kes saavad aru, kui keeruline on minna lapsega arsti juurde. Ja kui nad hakkavad mõtlema, et seda peab tegema mitu korda kuu jooksul või korra nädalas, et nad saavad sellest aru ja selles osas ma pean ütlema, et sealt tuli hästi palju. Aitäh tulemast ja rääkimast sellest projektist ja soovin teile tõesti vaprat meelt oma lastega ja kogu selle ettevõtmisega. Aitäh teile!